kommi olnud pidiku mööda selline ajal teinud. Me isegi mõtleme, kui teeme. Tervist, minu nimi on Timo Kalaus, ma olen virulane. Ja... kellega on tegemist? Härra, võib-olla tulete ütlete paar sõna mikrofoni. Kas sa oled mees või ei ole? Sa ei olnud meil taskum pütsis juba kohe. Kes on kõrgem võimukandja? Nii. Lugupeetud kohalviibijad, ma kõnelen täna Eesti Põlisrahvaste Koostöökogu nimel 28. veebruaril 2026 kinnitasime ametliku seisukoha ja hoiatuskirja tuuletööstuse planeerijatele, arendajatele, lobistidele ning kõigile osapooltele, kes on seotud tuuleparkide kavandamisega põlisrahvaste maadel. Meie lähtekoht on selge. Põlisrahvaste maadel ei tohi algatada ega ellu viia projekte ilma põlisrahvaste eelneva vaba ja teadliku nõusolekuta. See põhimõte tuleneb rahvusvahelisest inimõiguste standarditest ning põlisrahvaste õiguse käsitlusest, mille keskmes on enesemääramisõigus ja õigus säilitada oma kultuuriline, vaimne ja majanduslik side maaga. Põlisrahva jaoks ei ole maa arenduspotentsiaal või tootmisressurss. Maa on elukeskkond ja identiteedi kandja. See hõlmab nii loodusmaastikku, vett ja metsa kui ka kultuuripärandit, esivanemate radu ja kogukondlikku elukorraldust. Kui neid muudetakse pöördumatult, ei ole küsimus ainult ruumilises planeeringus. Küsimus on rahva keskmises. Tuuletööstuse rajamine toob kaasa ulatuslikke muutusi, maastikutööstuslikku ümberkujundamist, müra ja visuaalset koormust, mõju pinnasele ja põhjaveele, lindude ja loomastiku elupaikadele ning traditsioonilisele maakasutusele. Need mõjud ei ole teoreetilised. Need puudutavad otseselt inimeste igapäevast elukeskkonda ja kogukondlikku turvatunnet. Seetõttu rõhutame, et põlisrahvaste eelnev vaba ja teadlik nõusolek ei ole pelgalt formaalsus. See ei tähenda vaid informeerimist või juba kavandatud otsuste tuvastamist. See tähendab kaasamist enne strateegiliste otsuste tegemist, täielikku ja arusaadava teabe esitamist kõigi mõjude kohta ning reaalset võimalust kujundada lõpptulemust, sealhulgas õigust keelduda. Kohaliku omavalitsuse otsus ei asenda põlisrahva kollektiivset nõusolekut. Üksikute isikute või valikuliselt kaasatud gruppide arvamus ei asenda põlisrahva otsust. Tagantjärgi teavitamine ei vasta nõusoleku põhimõttele. Meie hoiatuskiri annab selgelt teada, et kui tuuletööstuse arendustegevus jätkub ilma eelneva vaba ja teadliku nõusolekuta, käsitleme seda põlisrahvaste õiguste rikkumise ning jätame endale õiguse kasutada kõiki vahendeid oma õiguste kaitseks. Meie eesmärk ei ole konflikt iseenesest, vaid õiguspärane ja tasakaalustatud otsustusprotsess. Me ei seisa vastu taastuvenergiale kui sellisele. Me seisame selle eest, et energiapoliitika ei toimuks põlisrahvaste õiguste arvel. Täna on Virumaale tulnud inimesed erinevatelt Eesti maadelt. See näitab, et küsimus ei puuduta üht kitsast piirkondi, vaid laiemalt põhimõtet. Kelle hääl loeb, kui otsustatakse maa ja elukeskkonna üle? Me kinnitame, et põlisrahvas on endiselt olemas ja on valmis oma õiguste ees seisma. Me kanname vastutust eelnevate põlvede ees ja ka nende ees, kes tulevad pärast meid. Me ei luba oma ajalooliste maade ega merealade hõivamist, ükskõik milliste ettekäänete varjus. Olgu nendeks tuugenitööstused, päikesepargid, kaevandused, erinevad taristuprojektid või muud arendused. Peame lubamatuks ja keelame ära kõik sellised tegevused, mida kavandatakse ilma meie eelneva vaba ja informeeritud nõusolekuta. Meie maad ei ole tühjad alad, mida võib majanduslike huvide nimel koloniseerida või tükeldada. Iga selline kavatsus, mis eirab meie õigusi ja kohalolu, on meie jaoks territoriaalne rünnak ja kultuuriline häving.
Eriti lubamatuks peame metsade hävitamist lageraietega, mida varjatakse eksitava mõistega uuendusraie. Samuti on vastuvõetamatu, et meie metsad ja põllumaad lähevad järjest enam võõrkapitali omanike ja esindajate valdusesse. See ohustab nii meie looduslikku elukeskkonda, toidujulgeolekut kui ka kultuurilist järjepidevust. Meie maad ei ole müügiks! Nii, mikrofon on vaba, kõik, kellel on midagi südamel või hingel, saavad sõna, tehke seda täiesti julgelt. Mingit tsensuuri selle platsi peal siin ja Virumaal üldisemalt ei ole. Häbi sulle. Ei, aga tualett. Head inimesed on väga, minu jaoks on väga liigutav, et nii palju inimesi on välja tulnud täna, isegi Lüganuse vallast, mis kavatsetakse täielikult tuuletööstusele ohverdada naha ja karvadega. Ja on näha, et teadmine tegelikult levib seal, et ka Lüganuse ei ole selline kant, kellest võib üle sõita. Aga tegelikult meist sõidetakse üle. On mõned kohad, kus rahvas sai varakult aru, millise ohuga on tegu, et neid sisuliselt suitsutatakse oma piirkondadest välja. Kohalikud inimesed hakkavad ära kolima, noored hakkavad ära kolima, et kõik need haledad muinasjutud, kuidas tuuletööstus teile kasu toob. No see on lihtsalt jõhker pettus. Ja näete, kliimaametnikud tulevad, ütleme, et tegelikult on õigus. Kliimaametnikud, ma arvan, et mõnel on ka südametunnistust, mõni isegi on kunagi maal elanud, mitte kuskil paneelelamus või Viimsi villas, et tegelikult... Virumaa on meie kodu, häbi teile, minge minema siin, me ei vaja teie kliimat siia, see on meie kodu. Et päriselt on lugu selline, et inimesed hakkavad ära kolima. Vinni vallast inimesed on öelnud, et ma tulin siia, sõitsin eluaeg rekkat, mõtlesin, et nüüd otsin endale ilusa maakodu ja nüüd tulevad kilomeetri kaugusele minu kodust tuulikud. Ma pean siit ära kolima. Ja seda tuleb igalt poolt, seda soovi hakata nendest imekaunitest, looduskaunitest kohtadest lahkuma, kui tuugenitööstused suruvad neid välja. Ja sama on Haljala vallaga, sellepärast, et siin on ühed kõige kaunivad Eesti maastikud ja meil on tegelikult, oli plaan ju panna hiiglaslik tuulepark rahvuspargi külje alla. Tõsi, see on hetkeks päevakorras maas õnneks, aga ülejäänud tuulepargid Haljala vallas jätkavad peale tungi. Et korraks sellest, mis siin täna toimub. Riigikogus me näeme, et kogu aeg koalitsioon leiutab uusi võimalusi kogukondadest ülesõitmiseks. Bürokraatia vähendamise sildi all tehakse tuuleparkide kaela väärimine, kogukondadest ülesõitmine võimalikult lihtsaks. Kusjuures bürokraatia vähendamise sildi all, kujutage ette. Siis nüüd see miljoni preemia, millega proovitakse ära osta kõige otsesemas mõttes. Ma ütlen teile lihtsalt nii palju, et kui on vaja tualetis käia, siis sisse ja paremat kätt, ainult palute edasi öelda, et ainult tualetis käiduseks võite sisse. Aga kõike, mida te teete omal vastutusel. Ja ühte asja veel, et hommikul tuli mulle siis kõne selle peale, et härrad, prouad pidasid eile kriisikoosolekut ja kell 12 pidi Kliimaministeeriumi esindaja tulema välja meiega rääkima. Kas tal enne ei ole häält või ei ole midagi öelda, seda mina ei oska öelda. Tere kõigile. Urmas Maranik MTÜ Looduse inimeste eest Põhja-Pärnumaa vallast.
Ma näen siin osalejate hulgas seda palju tuttavaid nägusid. Päris hea soe tunne on seda vaadates. Aga see teema, mida siin täna ilmselt käsitlema hakatakse, on üsna tõsine, sest riik on oma taktikat ilmselgelt muutnud ja nüüd püütakse valdasid nii-öelda rahapakiga toimetuks lüüa. Et see miljonipreemia jutt, mida valitsuse pressikonverentsil välja öeldi, kahjuks vastab tõele. Esimestes valdades on külastused juba toimunud. Meie teada on vähemalt ühest kohast öeldud kindel ei, mis on muidugi positiivne, aga kuidas see üle Eesti edasi läheb, raske ennustada. Igal juhul loodame parimat. Aitäh Urmasele ja ta peab minema nende kliimakiskjatega debatile, nagu ma saan aru. Et jõudu Urmas, väga head tööd teed ja tänan üldse siinkohal MTÜ-d inimese, looduse ja inimese ees. Aga ma vahepeal hüppan naabervalda. MTÜ Lüganuse on meie juurde tulnud ja imet, et sama murega. Me kõik oleme siin Virumaal tegelikult sama murega. Ja annan sõna üle Lüganuse valla esindajale. Tere kõigile! Tore on näha, et on inimesi, on rahvast, kes seisab oma kodu eest. Meil Lüganusel on kahjuks natukese teistmoodi. Meil on nii, et rahvas eriti ei teagi mitte millestki, mitte midagi. Kui ma räägin ka volikogu laua taga istujaga telefoni teel ja ütlen, et kuule, et need, mis meil siin Aidus töötavad 17 ja Purtses 10, need on meil ikka lapsukesed nende kõrval, mis meile siia nüüd edasi planeeritakse, et need telemastid ja kui meil telemastid ümber Kivili linna saavad olema, et kas see tõesti peaks olema see, mis teid rahuldab, siis ma saan nagu sellise imestusküsimuse, mis telemastid? Et ei ole ka isegi nendel, kes istuvad laua taga ettekujutust, mis sinna tulemas on. Ja me oleme nüüd tänase seisuga loonud MTÜ Keskkonnasõbralik Lüganuse, aga igal sammul me näeme ka, kuidas meie volikogu sõidab meist üle, sest lihtsalt ta kuulub Reformierakonnale. See on ühe erakonna poliitika, mille vastu peaks seisma terve Eesti rahvas. Aga soovin kõigile jõudu, jätku ja info levitamist maksimaalselt. Olge tublid ja seisame ikka iseenda ja oma õiguste eest. Aitäh kõigile! Tervist, kallid kaasmaalased. Et ei ole kõik, kes sinna sisse lähevad häbiväärt, et paljud on ka meie omad ja seisavad selle eest, et need tuulikud siia ei tuleks. Et täna, kui te nägite seda nimekirja nendest KOV-idest, kes on juba öelnud ei, siis see on ka päris märkimisväärne, et igast KOV-ist lubati sinna sisse 2. Mina olen ka üks neist ja meil on veel, et me proovime ka seal sees KOV-idega seljalt koos olla ja anda selget sõnumit arendajatele ja ametnikele, et ka kohaliku omavalitsuse tasand on tihti selles kohas surve all, et samamoodi see miljoni kohtuähvardused, et meie KOV-i ja mitmete vallavalitsuste ametnike poolt ja vallavalitsuste liikmete poolt ma olen kuulnud seda sama, et see oli küll nüüd viimane piisk karikasse, see miljoni pakkumine. Et kui me teeme keskkonnamõju hindamisest lihtsalt formaalsuse, aga ostame sisuliselt menetlusi, siis nagu Kalle siin alguses viitas, et see on vägagi korruptiivne ja küsitav ja me ei peaks sellega kõik lihtsalt rahul olema, et mul on super hea meel näha teid kõiki nende plakatitega siin. Tõin ka selle Rohe Eesti 2026, et mõtlesin, et kui soovite nominante üles anda, kas ennast või kedagi teisi, siis kui me küsite, et mida see eesel siis sümboliseerib, siis ma ütlesin, et ta on küll väga töökas loom, aga võib-olla mitte kõige taibukam. Et
me saame aru, et ametnikud teevad tööd, saavad palka, aga asjus, mis puudutavad meie kõigi elukeskkonda ja tervist, siis täna palun vaadake, kes ei ole vaadanud, selline doktor Hakan Enbom, kes räägib tuuletööstusest tekkivast neuroloogilistest kahjustustest lausa 30% inimestele ja see on sama protsent, mis on meil uuringutes olnud ka Eestis. Inimesi, kes kaebavad peavalu, unetuse, stressi, kaebuste üle, mis neil lähevad mööda ja üle siis, kui nad eemale lähevad sealt kodust, mis on tuulikutega täidetud. Nii et palun hoiame kokku, oleme viisakad, lugupidavad ja seisame üheskoos meie kodumaa ja looduse eest. Tervist! Ma ütleks ka paar sõna. Minu nimi on Villu Välja. Ma olen elanud Väljalas 40 aastat peaaegu ja ma olen kirjutanud paar artiklit ka tuuleenergeetika kohta. Esimese artikli, mis aastaid tagasi avaldati, läks väga raskelt, sellepärast, et ajakirjandus ütles niimoodi, liiga palju on faktilist materjali, võtta faktid välja, tee kollane kirjutis või toeta tuuleparke, siis on kõik korras. Ja nüüd, kui vaadata seda, kuidas see äraostmine käib, see viimane on miljoni ostmine. Enne seda osteti ära Tartu Ülikooli teadlaste grupp, kes kirjutas, et infraheli ei mõjuta inimest. Selle peale ma pahandasin või enne juba terviseminister ütles, et luulud on need. Siis ma kirjutasin artikli ülevaate kohta, et need ei ole päris luulud. Aga see oli esimene ostmine. Ja nad kirjutasid seda, mida kliimaministeerium tahtis. Et infraheli ei mõjuta ja seda enam ei ole vaja uurida. Aga kuna saadi selline tulemus või taga, mida ministeerium soovis, siis ministeerium jätkab selle gruppi finantseerimist edasi. Nii et teine ostmine on nüüd ENMAK-i liinis, kus on kirjas, et Eestis võib olla tuult kuni 80% Eesti tarbimisest. Seal on ka täiesti huvide konflikt Tallinna Tehnikaülikooli teadlastele põhinedes. Kui me vaatame, mismoodi on seotud Kliimaministeerium ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased, siis vastav professor on kliimaministri kliimat säästa. tegijad, välja meie vallast, välja! Siis see professor, kes ütles selle 80% heaks, nagu Reformierakond soovib, on kliimaministri nõunik. No ma leian, et see on puhas huvide konflikt, et töötab kahe tooli peal. Ja nüüd, kuna need kaks ei töötanud hästi, nüüd siis võeti kätte ja pakutakse valdadele 1 miljon. Et olge nõus, no mida saab selle 1 miljonist? See on ühekordne süst, mis ei anna mitte midagi. Aga meie tervisele mõjub ka väga halvasti see infraheli. Vaadake seda artiklit, mis ma olen kirjutanud infraheli mõjust inimesele ja kuidas ta mõjub. Ja see jutt, mis öeldakse, et heli on kilomeetri kaugusel juba peaaegu ei olegi heli kuulda enam. Infraheli kohta see ei kehti, kuigi seda tõestitakse seda infraheli kohta. Nii et ma soovitan kõigil vallavolinikel säilitada sirgelt selga ja öelda ei tuuleparkide arendusele. Lisaks selle meie tervisele ei mõjuda ka meie energeetikale hästi. Ja siin võib öelda, et Reformierakond püüab nüüd meeleheitlikult teatud gruppi toetada. Ja kui me vaatame ENMAK-i, siis ENMAK-is ei ole tegelikult lahendust. Ainuke lahendus on, nagu Õnne Pillak ütleb, ma usun, et tuuleenergia päästab Eesti ära. Aga tegelikult ei ole analüüsi tehtud. Tänan.
aitäh Viljule, ta teeb väga head tööd infraheli teemal, aga annan sõna kohe üle. Tere, hea rahvas, mina tulen Viljandimaalt, Viljandi vallast ja olen selle tuulikute teemadega sunnitud tegelema aasta otsa. See oli ka põhjus, miks eelmisel aastal kandideerisin vallavolikokku, õnnestus sisse saada ja tänu teile, rahvas, kes valis, ma sain üle ootust palju hääli, pole kunagi sellega tegelenud ja minu agenda seal on selge, tuuletööstus Soleil, Viljandi vaast kõik välja ja õnneks on meil rahvas nii hästi informeeritud, et tänu headele töödele siin, et ükski otsast ei ole see tuuletööstus kasulik ei inimeste tervisele, ei majanduslikult, ei energeetilise julgeoleku poolt ja jätkame seda tööd. Täna registreerisin ka siia üritusele, et saada aru, mida siin tehakse, mida siin räägitakse ja millist juttu meile ei vastupidi, tuleb ikka hundi urgu minna, karu urgu ja taga otse rääkida ja näidata, et me ei karda ja mul on hea meel, et nii palju on rahvast kogunenud siia toetuseks. Ja õnneks meil praegu on volikogus see meelsus, et sellele tuleb piir panna, see ei ole meile kasulik ei vallale, ei rahvale, ei loodusele, nii et aitäh tulemast ja hoidke meil pöialt. Aitäh Annile ja mul on hea meel, et Viljandi vallas on olukord natukene parem kui meil Põhja-Pärnumaal, aga alla me igal juhul ei anna. Ja natukene täpsustan siis seda tänast seltskonda, kes siin kohal on. Suur osa on arendajaid, siis on omavalitsustest kutsutud esindajaid, on Terviseamet, on Kliimaministeerium, on planeerimisettevõtted, on mõjuhindajad. Ja suure tõenäosusega, eks me seda varsti saame teada, aga tegemist on sellise, ütleme otse välja ajupesu üritusega. Aga püüame vastu pidada. Aitäh teile! Kuule, sa võtad see tehnot nüüd kaasa. Ei, mul on juba foon juba. Tervist! Rango minu nimi, virulane. Ja kui siin räägiti sellest, et kes siin kõik kohal on, siis Edu, Eerik! Põlisrahva esindajaid, läbi volikogu üks küll juhuslikult sai siia sisse, aga isegi päringu peale ja taotluse peale osaleda siis siin ümarlaua koosolekul hakati otsima kõik suu vabandusi. Mis siis veel? Tihti on inimestel siis erinevate sihukeste suurarenduste puhul kombeks nii-öelda organiseeruda siis ainult ühest siis probleemist lähtuvalt. Aga kui rahvas hakkaks uurima põlisrahvastele rahvusvaheliselt siis antud õiguseid, siis leitakse õige pea ka seda, et selle ühe vitsaga on võimalik pea kõik siuksed elukeskkonda ja meie tervist siis kahjustavad arendused lõpetada. Koostasime siis põlisrahvaste koostöökogu nimel ka avaliku seisukoha hoiatuskirja, millest kõik on siis Reeturi! Kurjategijad! Ka need inimesed vast on meie seisukoha hoiatuskirja siis kätte saanud. Ja edaspidi siis kutsugi üles kõiki inimesi dokumenteerima kõiksugu õigusrikkumisi ja edastama need siis EVT põlisrahvaste sihtasutusele. Kõik, kes võtavad vastu otsuseid ilma põlisrahvaste eelneva vaba ja teadliku nõusolekuta põlisrahvaste maadel, teevad seda ebaseaduslikult rahvusvahelise õiguse mõttes ja kannavad oma otsuste eest isiklikku vastutust. Nii, aitäh! Suur tänu, jõudu põlisrahvastele
aga siin tuli jutuks ka nende toetuste maksmine ja preemiate maksmine. Tuletan meelde, et alles aasta tagasi kuulutati välja, et kui kehtestatakse omavalitsuses planeering, tuulearenduse planeering, saab omavalitsus preemiaks 50 000 eurot. Saate aru, aasta on möödas, juba on panus tõusnud miljonile. Ootame veel, aga tegelikult see kõik on kommiraha, võrreldes millised rahad liiguvad. Eelmine aasta maksti nii-öelda taastuvenergia projektidele, tootjatele 70 miljonit eurot toetust, üle-eelmine aasta 90 miljonit, 70 miljonit üle-eelmine aasta. Nad ei ole võimelised tegutsema ilma rahva rahata. Et rääkida seda juttu, et tuuleenergia tooks elektri hinna alla, on valetamine, sulaselge valetamine, millega tegeleb meie peaminister Kristen Michal. Kujutage nüüd ette olukorda, et tegelikult me maksame ju topelt elektrisüsteemi eest. Ka see juhitav energia, mis ei saa toota siis, kui tuulikud töötavad, peab saama oma kasumi ja kulud kätte selle väikse aja jooksul, mil nad saavad töötada. Ja tuuleenergia on samamoodi selle väikse aja eest, mis nad töötavad ju nulliga, sest tuulikuid on liiga palju juba praegu. Eelmine aasta ei saanud Eesti Energia esindaja just läks mööda, ei saanud müüa elektrit, kuna nõudlust ei olnud. Pandi juurde 200 megavatti tootmist, aga müüa suudeti ainult mingi 5% rohkem kui aasta varem. See näitab seda, et turg on juba praegu täis ja mille peale nad siis praegust loodavad, ootavad riigi oksjoneid, et makstakse neile kinni see vahe, kui elekter on hästi odav, jälle meie rahadega makstakse kinni. Ehk siis, mida rohkem tuulikuid, seda kallimaks see meile läheb, rääkimata sellest, et reostatakse meie kodu, tekitatakse müra, paljud seadused on meil olemata, ei ole kumulatiivsete mõjude jaoks modelleerimisvõimekust, ei ole vibratsiooni ja ka varjutuse osas regulatsioone, et tegelikult see on suur rohepesu, rahapesu, liiguvad miljonid eurot ja see kõik tuleb meie rahakotist. Ja need röövlid lähevad mööda ja räägivad, et meil on seda vaja. Ei, meil ei ole seda vaja ja lõpetage rahva riisumine. See on sõna otseses mõttes rahva rahast paljaks riisumine. Mida on toonud kaasa kõrged energiahinnad? Me näeme, meie tööstused panevad uksi kinni, meie ettevõtjad lõpetavad tegevuse, sellega kaasneb töötus, üleüldine inflatsioon, elukallidus, me jääme iga päevaga vaesemaks ja see on kuritegelik meie inimeste suhtes. Te olete viinud meie inimesed turule ja lasete meid orjastada kõrgete elektrihindadega, see on häbematus. Sellisele valitsusele peaks ammu näitama punast tuld, et mida te teete ja seal on osaline Eesti 200, kellel on 0%. Et see on väga suur ülekohus ja sellega ei saa leppida. Aga nüüd ma hea meelega annan sõna üle Kristole ja Kristo on Paidest meil. Nii, tere kõikidele. Kuna ma olen nagu rohkem psühholoogia valdkonna inimene, siis see, millega me täna siin kokku puutume, on üks suur tagajärg tegelikult. Ja selle algpõhjus on muidugi mitmeid põhjuseid, aga kuidagi me oleme jõudnud sinna oma eludega sinna kohta, kus meie nagu domineerivaks meeleseisundiks või selliseks hoiakuks on ükskõiksus.
et kui aasta aega tagasi toimus Paides nii-öelda siis tuuletööstusalane selline õhtu, kuhu liigud südamaa, kuhu liigud Eesti, siis seal küsiti ka sama küsimust, et mis on siis nagu see põhiprobleem. Põhiprobleem ongi selles, et meis ei ole millegi pärast, ma ei ütle, et kõikides inimestes kõikide inimeste puhul see kehtib, aga ei ole seda peremehe tunnet. Ja kui seda peremehe tunnet meie sees ei ole, siis me oleme mitte subjektid, vaid objektid. Ja teadupärast, kui me oleme objektid, siis meie suhtes rakendatakse kohtlemist. See tähendab seda, et meiega manipuleeritakse. Et ükskõiksusel on nii-öelda hind ja see on see hind, mida me täna maksame. Ja meil on kõigil sellest tegelikult oma osa, oma vastutus. Et mitte keegi ei saa meie elu paremaks teha, kui me seda ise teha ei soovi. Minu muidugi soov oleks olnud ka see, et siin on üpris palju rahvast, aga miks mitte 3 korda, 4 korda, 5 korda rohkem inimesi võiks siin olla tegelikult. Sellepärast, et teema ei ole ainult ju tuulikute teema on lihtsalt ilming. Ja tegelikult meil on siin üks selline trend, ja see trend on tegelikult Euroopas ka, et me liigume tegelikult ju sellise diktatuuri suunas, eks ole. Et kui meil juba selline rahakülv ülevalt alla hakkab pihta, selline juhtimisstiil autoritaarne, siis täna kusagil sõidetakse sinu naabrimehest üle, homme sina võib-olla vaatad pead samal ajal, ei tee midagi, sest sinuga on kõik hästi. Homme sõidetakse sinu teisest naabrimehest üle ja 3. päeval siis tullakse sinu ukse taha. Aga siis ei ole enam kedagi, kes sinu eest seisaks. Et selles mõttes kõik, mis siin Eestimaa muna peal toimub, on meie kõigi asi. Ja seetõttu ka sai see tänane tee siia ette võetud, et see ei ole ainult nii-öelda virulaste küsimus, see ei ole ainult järvalaste küsimus, vaid see on meie nagu kõigi eestlaste küsimus. Ja lihtne on ju see, et kui te vaatate riigi tasandil, mis toimub, siis paraku on olukord selles, et meil on juhivad riiki kupjad, kiltrid ja aidamehed, ehk siis parimal juhul keskastme juhid. Aga meil on vaja nii-öelda juhte suure algustähega, kes on nii-öelda päriselt, mitte sõnades siis ka inimeste poole näoga, mitte tagumikuga. Jah, aitäh! Aitäh Kristole, nüüd üks kohalik inimene ka vahelduseks. Tere! Nii, mina olen küll põlisrahvas, sest minu esivanemad on siia Aljala valda tulnud juba 300 aastat tagasi ja mina kannan muidugi seda vaimsust ka siin väga tugevalt. Ja ei ole muidu olnud poliitiline inimene, aga nagu eelkõneleja ütles, et kuni me ise oleme uimased ja midagi ei tee passiivselt, siis meiega tehakse asju, eks ole, ja väga halbu asju, võetakse ära meie kodu ja sellepärast nüüd aasta tagasi tõusime ka meie oma väikse grupiga siin Aljalas ja lõppes asi sellega, et jah, kas nüüd tuleb, üks näe, kes tuleb, et koondasime ka oma read, et volikogusse saada ja tegelikult see ka õnnestus minule endale üllatuseks, nii et ma olen ka volikogus ja loomulikult seisan nende tuuleparkide vastu siin. Ja veel, mis meie vallal on õnnestunud teha, et kuna siin siis on väga tore ja aktiivne grupp, siis me tegelikult ühe tuulepargi saime peatada, mida muidugi arendaja andis kohtusse. Nii et see on praegu kohtus, aga see on meie antud asjaoludel isegi hea seis, et me vähemalt kogu see asi lükkub edasi ja loodetavasti siin, kui ma loodan, et üha rohkem rahvast tõuseb, et üle Eesti, et need asjad hakkavad ikkagi pannakse peatuma. Ja
ega siis ühesõnaga tahaksingi inimesi üles kutsuda, näiteks siin jälle üks kliimaministeeriumi härra kõnnib, nii, kas saab teie käest paar sõna? Tema peab esinema minema, no esineges meie eest. Tuleb pärast õue ka esinema. Jah. Et kahjuks meie praegu selliseid otsuseid... tulebki, jaa, tulge siia, palun. Tule räägi meile ka. Tulge öelge oma seisukoht, jaa. Väga tubli. Tutvustage ka, kes te olete? Tervist, Tauno Hilimann Kliimaministeeriumist. Meil täna siin majas toimub tegelikult praktiline koosolek. Me mitte kuidagi ei otsusta, kuhu omavalitsusse tuulikud tulevad, kas tulevad, et eesmärk on tegelikult arutada praktilisi planeeringumenetlusega seotud väljakutseid. Et see on see täpsustus, ma arvan, mis on hästi oluline. Kas te arutate ka seda miljonit? Me seda küsimust ei aruta. Aga meie arutame, Kliimaministeerium võiks ümber nimetada. Vähemalt üks julge või noormees, minul on usku Eesti noortesse, aga ma loodan, et see usk ei sure üksindusse. Aga kuulsite, mida ütles, et me arutame asju, see ei puuduta absoluutselt tuulikuid, vaid menetlusi. Meile tulid nad ka sellise jutuga Vinnivalda, et ega nemad ei tahagi ehitada, nemad tahavad uurida, kas siia üldse saab tuulikuid panna, anna armu, et tulete ja räägite nagu lastega, et ei, me ei taha, me tahame uurida. Aga nüüd, kuna meil oli selline tubli opositsioon, nemad siis hääletasid koos paari isamaalastega meil tuuleparkide detailplaneeringu algatuse. Ja ma ütlen, et kui nad tulevad nüüd oma laua taha selle detailplaneeringu kooskõlastusega, siis ma ütlen, et kuulge, minge uurige edasi. Te tahate uurida, mida te toote siia mingid paberid. Nemad tahavad ainult arutada. Te tulete siia Aljalasse arutama lollusi. Minge arutage need asju Kliimaministeeriumis. Aga ma annan nüüd sõna edasi Põhja-Pärnumaa volikogu liikmele. Ütlesin õigesti tiitli, aga tutvusta ennast. Ja tervist, mina olen Maarja Maranik ja olen tõesti Põhja-Pärnumaalt ja volikogu liige. Aga ühtlasi olen ka MTÜ Looduse inimeste eest liige ja siin ma siis täna olen. Ja tegelikult on väga vahva vaadata, kuidas on niivõrd palju toredaid ja tublisid inimesi siia kokku tulnud, kes seisavad oma elukoha looduse jätkusuutlikkuse eest. Et aitäh teile. Minust võib-olla nii palju, et minu juured, miks ma siin täna olen, on üks põhjus ka see, et minu juured ja minu esivanemad on Haljalast pärit. Et siit kandist on minu vanaema ja vanavanaema ja siin ma oma lapsepõlve ka veetsin osaliselt. Ja olen sattunud nüüdseks Põhja-Pärnumaale. Aga meid on siia kokku toonud mure meie elukeskkonna pärast ja teemaks on ikkagi tuulikud. Ja nüüd, kui mõelda tagasi viimase aasta pooleteise peale, siis see on olnud tegelikult päris vahva teekond. Et arvestades seda, kui kuskil natukene rohkem kui aasta tagasi, kui mõni inimene julges öelda, et ta on tuulikute vastane või talle ei meeldi tuulikuid või ta näeb seal mingisugust ohtu või need võiksid ohustada loodust või peab olema ettevaatlik, peaks arvestama, rohkem planeerima, rohkem mõtestama, et kas meil on neid vaja, kui palju on vaja, kuhu on vaja, siis see inimene oli nagu heidik. Ta lükati välja, teda ei kuulatud, ta pidi vaikselt olema kuskil. Aeg on muutunud vahepeal. Mõni aeg tagasi tegi Antropoloogia Keskus uuringu, kus leidis vastupidiselt, et vähemalt Põhja-Pärnumaal on sellised väga arad inimesed, kes ei julge öelda, et tuulikud on okei. Mis plaanis on? Kuhu sammud? Tule võtta ka paar sõna, räägi rahvaga. Kardab! Ehk siis, mida ma öelda tahan, on see, et aeg annab arutust ja asjad muutuvad. Ja kuna me oleme ärganud kõik ja oleme siin ja tegeleme ja inimesed on muutunud vägagi teadlikuks ajas,
siis on muutunud samamoodi teadlikuks ka vallajuhid ja volikogu liikmed. Ja praegusel hetkel ongi väga palju erinevaid valdu ja volikogusid üle Eesti, kes sõna otseses mõttes püüavad leida lahendust, kuidas oleks võimalik sellest jamast võimalikult väikese rahalise kahju ja mainekahjuga välja astuda. Aga samas on meil ka veel valdu, kus siis mõned kindlad volikogu või vallavalitsuse või jumal teab mis liikmed ikkagi soosivad ja toetavad niivõrd tugevalt arendusi, et nendes valdades on keerulisem. Hiljuti olen tegelenud ka natukene arvutustega, et kui palju kasu need tuulikud siis vallale toovad, et enamasti kõik taandub rahale. Et miks peaks vallavalitsus tegelema selle planeeringu arenguga, on ikkagi valla heaolu läbi raha siis. Ja tuleb välja lihtne tõde, et kasuminumbrid, mida siis vallavalitsused või vallad saavad tuuleparkide eest, on niivõrd pisikesed, et need mitte kuidagi ei kata ega ei korva seda kulu, mis tekitatakse inimestele, kes peavad siis lõpuks kas ära kolima või loodusele. Et kahjud jäävad ikkagi lõpuks valla kanda, kahjud jäävad meie kanda ja kannatame meie, kui me ei seisa enda eest. Aitäh, et te seisate looduse eest ja inimeste eest. Tere siis minu poolt. Ma olen Gert Lapi, ma olen MTÜ-st Kodanike teadusalgatuse Eesti. Ja millega siis mina tegelenud olen? Minu teekond hakkas samamoodi Põhja-Pärnumaalt pihta sellega, et hakkasime oma kodu rajama. See jäi kahjuks pooleli, sest selgus, et see ilus looduskeskkond, kuhu oli nagu kodu plaanitud, seda siis nagu ähvardavad sellised tuuletööstuse moodi asjad. Esimest korda 2 aastat tagasi, samal ajal, täna ei olnud mina veel kuulnud sellist sõna nagu infraheli, aga kui ma hakkasin sellele sõnale siis nagu tähendust otsima, leidsin ma midagi sellist, mis natuke hirmutas mind. Läksin rohkem sügavuti ja siis nagu oli ka enam-vähem pilt selge, et see on üks, ütleme, saab olema minu selline ütleme siis nagu teema, millega siis tuleb hakata nii-öelda siis ütleme siis inimesi või siis ka kohalikke nii-öelda ikkagi teadvustama, et me ei saa päris niimoodi teha, et meil on meeletu müraheide, millega siis peab osa Eesti inimesi kas siis oma kodust välja kolima või siis muutuma nende tervis selliseks, et nad ei ole enam võimelised kas siis töötama ja täisväärtuslikust elust elamisest rääkimata. Eluviis üsna kiiresti edasi ka kokku oma ala spetsialistidega, sest Eestist ma ei suutnud leida kedagi, kes oleks suutnud vastata nendele küsimustele, mida peab tegema juhul kui. Tänaseks on selge, et ütleme selle infraheli eest, kui sedasi ei ole võimalik ennast varjata mingite 3-kordsete akentega või mingisuguse tugeva müraisolatsiooniga. Ja ütleme nii, et need tänased siis nagu need eksperthinnangud ja uuringud ka kinnitavad seda. Meie põhilised, ütleme sellised koostööpartnerid, ma ei saa nüüd niimoodi öelda, aga kes on nagu siis mind harinud selles võitluses või selles tegevuses, on siis Jarost, see on siis nii-öelda rahvusvaheline akustikaorganisatsioon, uuringute organisatsioon. Nad on natukene vähem tuntud, selleks on oma põhjus, miks nad ei ole nii väga, ütleme, laialt levinud. See on puhtalt, ütleme, selline alalhoid, sest et ütleme, tegelased, kes on nagu enne neid olnud, on kõik ära tühistatud. Et jääda nagu ellu, siis sa pead olema natukene varjus tegema neid asju. See on nagu põhjendus, miks siis ei ole saanud ka Jaro nii-öelda rohkem kuulsust kui näiteks Uppsala ülikool. Uppsala ülikool on siis teine, Uppsala ülikooli professor Ken Watson on siis teine inimene, kellega oleme kontaktid loonud ja eksperthinnangud oleme saanud nii ühed kui teised. Ja võib-olla siis kõige sellisem tõsisem ja põhjapanevam töö, mis siis on pärit praegu, on Uppsalast, kus siis on konkreetselt teaduslikul meetodil
ka modelleeritud siis meil seda nii-öelda madalsageduslikku müra, mida tänaseni ei ole tegelikult Eestis mitte keegi võimeline tegema, see on tegelikult täiesti uskumatu. Meil antakse kasutusload, meil antakse ehitusload, meil antakse igasugused muud load täiesti eksitavatel alustel. Jäetakse hindamata tuugenite nii-öelda selle sageduste diapasoonis täiesti hindamata osa puudumisel kasutusluba. Ehk et tuugenite puhul ongi just see madalsageduslik müra, mida meil täna ei ole seaduses kuidagi reglementeeritud. Ja justkui kõik läheb edasi, et pole seadust, pole justkui probleemi. Aga reaalsus on see, et Saarde kandis on mul nagu rohkem kontakti inimestega, kahjuks kui Tootsis, aga Saarde kandis on konkreetsed inimesed, kes on teinud ka kaebused Terviseametisse. Nende kaebuseid ei ole tõsiselt võetud ja Saardesse soovitakse rajada veel lisaks tuugeneid. Saardet ähvardab veel tegelikult ka Läti poolt, lode poolt nii-öelda lisa selline tuugenite rajamine. Nii et sealsed inimesed on siis nagu reaalne näide sellest, et see müra kui selline on tegelikult probleem ja meil ametlikutest allikatest ei ole inimestel võimalik kuskilt abi saada. Ja mis puudutab näiteks kinnisvara, et kui te olete sellesse müratsooni jäänud, et te soovite sellest lahkuda, siis ega ei ole enam nii lihtne näiteks sellist kinnisvaraga müüa, et minna kuhugi mujale elama, soetada kuskile vaiksemasse tsooni, kus siis ei ole selliseid tuugeneid. Sest et Eesti seadustes ei ole praegu mitte mingisugust kaitsemehhanismi nendele inimestele, kes tõepoolest on tundlikumad ja kelledel on muutunud sellises keskkonnas elu võimatuks. Ehk et olete sisuliselt jäetud jällegi üksinda. Ja ütleme siis tulles tagasi selle Uppsala modelleeringu ja selle töö peale, selle müraanalüüsi peale, mis on tehtud nii Sopi Tootsile kui ka Saardele, siis esimesel juhul, kui me tegime selle Tootsile, me nägime meeletut müra leviku niisugust taset. Minu, kuidas öelda, esimene reaktsioon oli siis professorile niimoodi tagasihoidlikult, küsides, et kas te olete ikka kindel, et see on õige, mis te siin teinud olete, et see on ju ebareaalne. Ta kontrollis üle ja ütles, et tõepoolest, et see on niimoodi, sest et see mudeldamise metoodika, veel kord, see on teaduslikult tõendatud, see ei ole mingisugune kunstaju tehtud, mingisugune pilt, eks ole, või asi. Ja see sai ka edasi antud siis ka Põhja-Pärnumaa vallavalitsusele ja väga tõsise noodiga, et selle kasutusluba tuleb peatada, sest et sellises mürakeskkonnas ei ole nagu, kuidas öelda, see ei ole nagu niimoodi mõeldud, et inimesed sellises tugevas energiaväljas peaksid olema. Energia all ma pean silmas siis seda müraenergiat, siis mida tekitatakse selliste suurte masinatega nagu need tuugenid. Teine uuring on siis Saarde kohta, mis on omamoodi jälle uus asi Eestis, mida ei ole tehtud, on 2 tuugenijaama võimalik siis koosmõju. Seal sai koos hinnatud siis nii seda valmivat lodejaama, mis siis hakkab saama juhul, kui see lodejaam rajatakse, ja teist siis olemasolevat siis seda Saarde jaama, kus on siis 9 tuugenit. Ja ütleme nii, et see pilt, mis sealt nagu ilmub, on ikka päris meeletu, sest et kui nüüd need 2 jaama omavahel kokku saavad ja need jäävad ütleme siis Valga suunas näiteks allatuult, siis see müra levib kuni Valga linnani. Nüüd kujutage ette, kui te panete sinna veel herojaamad vahele, mismoodi see võimendusefekt hakkab käima. Täna ei ole mitte keegi selle peale, isegi ütleme valitsust, isegi kes siin üleval, eks ole, räägivad ja arutavad seda asja. See on nagu jäänud täiesti tahaplaanile, et justkui polekski nagu mingit asja. Et täna on, ütleme valdadele, selle Uppsala töö näol on antud, tegelikult on teil olemas võimalik, nii nagu Maarja rääkis, on võimalik kasutada seda materjali siis sellest üldplaneeringusse kavandatud tuugenites siis niisuguseks ohutuks välja tulemiseks. Sellele saab viidata kui teadustööle, mis on teaduslikult tõendatud, ütleme pigem analüüsi, teadustöö on see analüüs tugineb teadustöö. Et te peate lähtuma oma valla inimeste kaitseks ikkagi ettevaatusprintsiibist, et ei saa lubada sellist keskkonnareostust, akustilist keskkonnareostust oma valda ja see olekski võib-olla, ütleme see asi, kuidas seda materjali kasutada. Mul on väikene plaan ka saata valdadesse edasi siis see nii-öelda väikene juhis, kuidas see võiks olla, juhul kui see on teie jaoks võõras või keeruline, et kuidas seda võiks siis kasutada sellisest arenduste nagu, ütleme siis survest nagu vabanemiseks. Et ma kujutan ette, et see võib olla väga raske sellist eksperthinnangut nagu ümber lükata, sest Eestis ei ole täna mitte ühtegi akustikut ega ka
ütleme sellist spetsialisti, kes suudaks argumenteeritult ümber lükata selle teadustöö, mis siis on täna Uppsala teadlaste poolt kokku pandud ja millele ka siis tugineb see nii Saarne kui ka siis Sopi-Tootsi modelleering. Et see on siis see, mis olen suutnud nagu selle väikse MTÜ-ga nagu enda poolt nagu sellesse võitlusse nagu panustada ja ma arvan, et ma annaksin siit poolt siis ka sõna edasi, et olgu nii. Aitüma Kert, annan sulle ka infoks edasi, mille juba siin meeleavalduse käigus läinud asjad rulli, aga tegemist on põlisrahvaste koostöökogu avaliku seisukohta hoiatuskirjaga. Me oleme siis võtnud ka selle tuulikute arendamise teema nii-öelda käsile ja siit siis leiad kõiksugu infot, erinevad õigusaktid, millele me tugineme, milline on siis rahvusvahelise õiguse kohaselt siis vastav käsitlus ja nii edasi, et soovitan, kutsun ka sind üles mõtlema asjadele põlisrahva õiguse perspektiivist, et seal on mitmeid võimalusi. Et see on nüüd edastatud ka siin kõikidele. Need asjad ei ole lampist võetud, nagu siin üleval inimesed otsustavad, vaid need on ööpäevade viisi tehtud korraliku tööga ja tõepõhja pidavad asjad. Mis on lahendus? Jõudu! Kõige selle Eesti rahva ja maa hävitamisel praegust. Ta küsis mu käest, kas keegi kahjunõuet on küsinud? Väga lihtne. No, eelmine sõnavõtt just oligi, kõik kahjud ju on ju tuvastatud. Ja mis seal sees, seal on midagi arutada nüüd praegust. Mõtlevad lihtsalt selle uue maailmakorra kehtestamist, kuidas saaks seda teha. Tegelikult mõeldakse raha peale. Ja muidugi, sest seal PEF pakub raha sellest. Ja neil on vaja ju. Ja need noored, kes on sinna ette otsa nagu pantud just raha pärast. Aga ma teen ettepaneku, kahjunõue 1000 eurot igale ühele sellele eestlasele kahju tasub selle eest saama, mis nad iga üks seal meile Eesti rahvale ja maale teha tahavad päevas, 1000 eurot päevas. No see on suvaline number tegelikult. Nii kaua, kuni nad hakkavad koostööd tegema Eesti rahvaga, eestlastega, eestimaalastega. Ma pikka juttu jää, lihtsalt siin ei ole enam arutada, siin on vaja tegutseda. Loomulikult. Ei ole teist Eestimaad olemas, ei ole. Et juttu tuli Eesti rahvast, siis teen ka juttu alusdokumendist, mis kutsus siis rahva kokku, riigirahvaks, eestlasteks. Manifest Eesti maade rahvastele. Eesti rahvas koosneb Eesti maade rahvastest. Virumaa, Saaremaa, Läänemaa, Võrumaa, Setomaa, Viljandimaa ja mõned veel. Valgamaa. Minge Virumaa, muidugi, absoluutselt. Minge tutvuge põlisrahvaste õigustega, Eesti Vabariigi asutamisotsusega, maarahvas.ee lehe peal, aitäh! Nii, suur tänu! Vahepeal oli ka juttu nendest uuringutest ja meile aeg-ajalt kinnitatakse, et keskkonnamõjusid hinnatakse adekvaatselt, et ärge muretsege, et tuulikuid ei tehta sinna, kus on suured keskkonnamõjud ja see on vale ja ma annakski sõna üle ühele kohalikule inimesele Piretile, kes räägib, kuidas siis Keskkonnaamet ja mõjuhinnang tegelikult toimub. Tere, mina olen Piret, siia sisse rändanud, kohe saab 10 aastat siin elatud. Esmalt, miks ma siia tulin? Ma tulin linnast, ma tulin looduslikku elukeskkonda, kus ma saan oma magamistoa aknast vaadelda firmalisi, nii et mul ei ole seal valgusreostust ja et ei ole müra. Ja kui müra tekib, siis ma ei saa seda kuskilt nupust välja lülitada. Aga
tegelikult ma tahtsin rääkida nendest uuringutest, mis tehakse. Kui arendajad väidavad, et meil ei ole siin linde, meil ei ole siin nahkhiiri, siis üks hetk, mis mind abikaasaga sütitas midagi ette võtma, oligi see, et teil ei ole siin kotkaid. Ja me läksime metsa. Kui arendajad, võimalik, kuna meile uuringuid ei näidata, siis mingit osa olema neist näinud. Meil on siin mõni kotkapesa. Me oleme nüüdseks käinud metsas 1,5 aastat. Me oleme Keskkonnaametile saatnud 26 potentsiaalset risupesa. Neist mõnedki on nüüd juba fikseeritud ja asustatud lindudega, esimese ja teise kategooria lindudega. Kus meil need kotkad siis olid? Kuidas need uuringud tehti? Kas niiviisi, et sa lähed sinna metsa äärde, teed paikvaatluse, vaatad, täna lind ei lenda. No ju teda siis ei ole siin. Aga meie läksime reaalselt metsa. Sa vaatad ülesse, sa otsid, sa lähed läbi ette tuleva kraavi või läbi padriku ja sa leiad. Ja kui ei leia, siis sa võtad sellest puust kinni ja ütled näita. Ja järgi, et sa näed. Nii et mina soovin, et need uuringud oleksid tõeliselt läbipaistvad, kuna neid antud uuringuid meile lubati näidata juba eelmise aasta kevadel, siis lükati see sügisesse. Tänaseks on need täiesti mitteavalikud. Kus on läbipaistvus? Ja minge siis uurige neid pesasid, mida need aktiivsed kodanikud on leidnud ja väitke, et neid ei ole. Ja kui meil tegelikkuses käisid uuringud siin eelmise aasta lõpuni, siis uuringualadel, kus on linnustiku uuring, toimub aktiivne lageraie. Nii et mida me uurime? Aitäh ja aitäh teile, kes siia tulid ja edu edaspidiseks. Aitäh Piretile. Saab öelda lühidalt, et me ei saa otsida ausust seal, kus seda ei ole. Me teame juhtumit, oli vist Lüganuse vallas, kus kotkapesa lammutati ära. Arendaja, ma ei tea, kas ei saa ju öelda, et arendaja poolt muidu päevatakse kohtusse, pigem maaomaniku poolt, et ei oleks mingit takistusi. Ja ega nad ei võtagi arvesse. Neid ei huvita ausus, neid ei huvita keskkond, nemad ajavad äri ja meie oleme pigem koos oma kotkapesadega neile takistuseks. Ja eks neid ekspertuuringuid ju maksavad kinni arendajad ise ja seetõttu nad ütlevad, et need on nende uuringud, nende makstud ja me ei saagi neid näha ja ütlevad, et nii on ja lisaks võltsitakse rahva arvamustega ja igal sammul võltsitakse, et see ei ole koostöö nendega. Aga ma annan sõna üle järgmisele soovijale, palun. Tervist! Olen Lembit Pärnumaalt Tori kihelkonnast. Meil on siin Pärnulasi veel, tulime Virumaale. Täna võib-olla ei olegi, ei saagi öelda, et me virulastele appi tulime, me tulime kõikide meie maade rahvastele appi. Olen ise ka üks põlisrahva esindaja, aga kuna tänane teema on tuulikute teema, siis ühe kõige suurema omavalitsuse külje alla, see on Pärnu linn, kes on kolinud, hõivanud pool Pärnumaad Tõstavast kuni Põlema radani välja. Seal Pärnu linn on siis, töötab siis kohaliku elu hävitamise vastu. Et kui palju te teate, et Pärnu paikuse Sindi, Tori, Pärnu jõe lähipiirkond, seal on Soomaa ja Pärnu linna vahel on üks suurimaid jälle selliseid, ka looduskaitse oleva keskkond on Põrsaraba.
ja sinna tulebki see niinimetatud siis Pärnu linnale kuuluv Põlva tuulepark. Pärnu linna aladele mitte kuuluv ei ole. Ja see on praegu tänases seisus on nemad nii kaugele jõudnud, et mitte üks kohalik ei teadnud eelmisel aastal sellest eriti mitte midagi. Inimesed ei olnud mitte midagi kuulnud. Kohalikud kõik hakkasid vastu, tehti petitsioonid. Pärnu linn koos Isamaa Liiduga eesotsas lasid kõik julmalt üle, nagu ikka meil on. Ja täna käivad, meil on siin esindajad ka olemas, Pärnu MTÜ Looduse ja inimese eest tulnud appi meile ja esitasid esimese kohtuagi siis selle tuuleparkide vastu Pärnu linnale. Aga Pärnu linn kaasas kohe Keskkonnaameti, ministeeriumi appi, Enefit, ka praktiliselt riigi institutsioon. Ja siis oli kohalik, kes on juba oma metsad lastud sealt juba maha raiuda, sealt samast rabastuskohta, seal võisid olla linnupesad, need on juba ära hävitatud kõik seal. Ja see nii-öelda uuring, mis tähendab see keskkonnauuring, mille alusel nad seda teevad, see on siis ühesõnaga, kui seda lugeda, ükski võistlusega inimene ei saa aru, mis sinna kirjutatud on, see on nagu narkomani ralli. Seal ei ole ühtegi fakti, ühtegi, ja see on alus, mille põhjal nad siis teevad ja praegu esimese kohtuastme saime siin alles 27 veebruar teada, et saime peksa. Konkreetselt tehti kampakas, kus kohus kuulub selle samale seltskonnale. Et ega jah, igal juhul me peame kas või selle kohtus käima ainult kas või sel põhjusel, et pidurdada, mis lükkasime praegu ehitamise algus 7 kuud edasi. Peame jätkama. Loodame kõikide Eesti inimeste abiga Pärnumaa esimesel nagu siuke, ütleme, et Pärnu otsus mõjutab kõiki teisi siin edaspidi. Kui need kohtulahingud tulevad, siis nad võtavad Pärnu kohtu otsuseid pretsedendiks. Riigikohtuni tuleb kindlasti välja minna, kuidas seda suudame. Rahaliselt oleme väga raskes seisus. Eks näis. See oli tänaseks kõik, mul pikalt ei lobista, mis on edasi. Jah, Haljala mehena võtaks ka sõna, nimi on Taimo Enberg ja kõigepealt peaks rääkima sellest asjast, et kui pakutakse miljon. Ütleme 10 omavalitsusel igal ühele miljon, siis tuleb rääkida sellest, et tegelikult on see kõigi nende Eesti rahva taskust varastatud raha, mida nüüd pakutakse altkäemaksuks, nagu siin üks eelkõneleja juba mainis. Ja tegelikult altkäemaksu pakkumine on jah, kuritegelik asi, aga peaks siis seletama seda, et kuna see on rahvalt röövitud, sõnaga siis miks me peaksime oma röövitud raha eest siis laskma kellelgi endale kosja tulla. Sõnaga, praegu tullakse ju tegelikult Suti ja kõigi nende Reformierakonna seltsimeeste poolt meile meie oma taskust röövitud rahaga kosja. Ja see on kõige häbiväärsem vast selle asja juures. Muidugi ei ole vaja neid tuulikuid, ei ole vaja. Miks ei ole vaja? Võib-olla, kuna meil ka tegelikult riigis puudub igasugune elektrimajanduse kava ja Valbaum nagunii tahab juba siia ligidale Viru-Nigula valda siis tuumajaama teha ja kui see tuumajaam ka ühe võrra valmis saab, ma ei tea, mis aasta täpselt, 2040 ütleme, kuskil võib-olla natuke varem, siis odavat elektrit ka järgmised 15 aastat ei tule. Nii et see müüt, millega Reformierakond siin viimased 10-15 aastat on vehelnud, nagu läheks elekter kuidagi odavamaks nendest tuulikutest või päikesepaneelidest või ka tuumajaamast või kas või ka siis, kui tehakse need gaasijaamad, odavat elektrit kui sellist asja ei ole olemas. Küll aga võiks ka siin Haljalas näiteks kõigi nende paneelmajade katused korralikult päikesepaneelidega ära katta, aga mitte neid päikesepaneele lasta paigaldada kuskile põllumaale. Eestis on küllalt ehitisi ja hooneid, mille katustele paigaldada päikesepaneele. Kõrged hooned, siin ka 3-4 olulised majad, mis iganes, aga mitte kuskile põllu peale, jumala pärast, et me hakkame siin ka Haljala kandis jällegi tegema mingist päikesejaama ja ma juba vaatasin, et sinna tuleb siis kuidagi puud ette istutada, et ta ei paistaks.
kuidagi inimestele riivaks silma, aga tegelikult on see ka väärtusliku põllumaa ja üldse looduse jule reostamine, peaks ütlema nii. Nagu ma siin eelpool kõnelesin, riigil puudub elektrimajandamiskava ja see on kõige suurem viga ka parlamendis, ei ole suudetud selle asjani jõuda. No tegelikult tahaks ka parlamendisaadikute kapsaaeda visata ühe väikse kivi. Nimelt siin Ida-Virumaal juba mitu aastat seisab ühe tuuliku frakk, mis põles maha vist kuskil 10 aastat tagasi või natuke võib-olla isegi vähem, ma ei mäleta täpselt aastat, ära põles. Miks ei ole selle tuulikufirma omanik seda frakki ära koristanud sealt? Ja see olekski küsimus, millega peaks parlamendisaadikud tegelema, sest lõppude lõpuks kõik need frakid, muud tuulelavad, need tuleb kinni maksta Eesti rahval, mitte tuulikufirmade omanikel. Ja see ongi kõige suurem sigadus, sest ka praegusel juhul oleks pidanud juba ammu seal ida poole minnes selle tuuliku betoonfrakki olema lammutanud see firma, kandma kõik need kulud. Aga praktiliselt hoitakse seda mitu aastat üleval, ühesõnaga visuaalselt ta rikub ju vaatepilti ja mingit ekspertiisi tehtud ei ole, taastatud teda ei ole, ühesõnaga ja lõpuks kes kannab kahjut? Kahjut peab kandma tegelikult kogu Eesti maksumaksja või lõppkokkuvõtte võib olla ka ühe korra nii, et kuna riik ütleb, et see asub kohaliku omavalitsuse territooriumil, mis ühel hetkel võib-olla jääb kuidagi peremehetuks, sest see tuulikufirma jätab selle maa maha ja siis tuleb maksta ju omavalitsusel. Nii et siin on ka palju neid küsimusi, millega tuleks otseselt tegeleda ja millele ka vastus saada. Nii et aitäh kõigile minu poolt, kes te olete täna siia Haljala valda tulnud, kõik külalised, head Riigikogu liikmed. Oli meeldiv teiega siin täna olla ja mina olen siin kuni lõpuni, võib-olla tuleb ka mõni seltsimees veel vastu ja räägib midagi tarka siis. Aitäh! Veel kord suur tänu kõigile kõnelejatele. Ma võtan mõned teema otsad kokku. On olnud väga head kõned, ma loodan, et need on ka salvestatud, et me võime neid kenasti jagada ka nendele, kes seal kogunevad. Seal on nii omavalitsuste esindajad, kes väljendavad oma muret nende teemade osas, nagu me nägime, siit oli Pärnumaalt inimesi, on arendajad, kelle osas meil on väga suuri pretensioone, kuidas nad meile meie oma rahadega kosja tulevad ja muide siis ka lõppude lõpuks nad ju ründavad meid selle sama riigilt saadud taastuvenergiat tasudega, et meid kohtusse anda. Tegelikult nad ka terroriseerivad omavalitsusi ja inimesi riigilt saadud rahadega, maksumaksja rahadega. Meil on õigus siin sõna võtta. Te ei ole mingid eraettevõtted, kui te meilt raha saate, mis kurat eraettevõtlus on. Te elate meie subsiidiumide peal ja meil on õigus sellepärast igal juhul siin sõna võtta. Ja te tulete meie maa peale ja surute meid oma valdadest välja. Ja väga paljud ütlesid, et nad on väga teadlikult oma otsuse teinud, tulnud Kivikõrbest ära Tallinnast ja tulnud elama kas või siia Haljala valda, kus nad teavad, et on kotkapesad. Ma tulingi ära siia ja siis hakatakse meie oma subsiidiumide pealt, ärikate poolt meid välja ajama oma kodudest. Vaat see on julm asi. Ja teate, selle taga on ka kõik lihtsalt teaduspettus, poliitiline pettus, majanduslik pettus. Ja sellepärast mul on tõesti au näha siin selliseid tehnikateadlasi nagu Jüri Pella, Pillu Pella, kes on põhimõtteliselt lihtsalt teadusliku tõe poolel. Ja neid tuleb kogu aeg juurde, need, kes ütlevad lihtsalt tõe välja. Et esiteks, tuugenivärk on keskkonnavaenulik, ta läheb Eesti kõige looduskaunimatesse kohtadesse laastama sellist Eestit, nagu me teame. Kui nad oma plaani ellu viivad ja 1500 tuugenit püsti ajavad, siis sellist Eestit maastikuliselt, visuaalselt enam ei ole olemas, mida meie teame ja mida meie vanemad teadsid. Ja need inimesed räägivad meile midagi keskkonnast, kes panevad ühe tuugeni kohta 2000 tonni betooni
mis püsib seal järgmise jääajani. Mitte keegi ei hakka seda välja võtma kõige kaunimatesse looduskaunitesse kohtadesse. Majanduslikult meie maksame peale ja mina ütlen, need, kes teevad meil ülikalli elektri, ajavad Putini asja, sest siis saab Venemaa oma energiat igale poole odavamat müüa. Ja kui me nägime, et Trump lõi energiahinnad alla USA-s, kohe Putinil vesi ahjus, ta ei suuda enam kõrgete energiahindade pealt nii palju raha teenida. Ehk siis kõik, kes suruvad energiahindu üles, tegelikult toetavad Venemaa sõjamasinat. Ja pange tähele, need samad, kes kiitlevad, et nemad on Putini vastu. 2014 tegelikult Ukraina sõda. Ja siis nad ajasid äri edasi, siis nad ostsid Vene naftat edasi. Nad ei saanud aru, et seda Vene naftat ei tohi osta, aga siis käis business edasi. Nii et meie asi on inimestele pakkuda taskukohast elektrit ja ilma, et meie firmad pankrotti lähevad. Ja mida ma võin öelda, et need, kes, ja praegu ongi niimoodi, et USA-st muide see inimtekkelise kliima soojenemise paanika algas kunagi. Hakati seda jõuga peale suruma. Aga seal on juhe välja tõmmatud, seal on see lõpetatud, nüüd saavad sõnaga need ausad teadlased, keda varem oli kõrvale surutud, seal on see varsti lõpetatud. Ja see lõpeb ka Euroopas. Ja et kui siin ollakse viimased rumalukesed, kes Brüsseli käske kuulevad ja endal kätt otsas saevad rauas aega meeleheitlikult, no siis meie oleme need kõige viletsakkesemad. Ja et meie oleme pigem see avangard, kes saab aru, et meid petetakse ja meil saabki olema õigus. See jama kukub varsti mõne aastaga kokku, juba praegu arvutatakse Euroopa Liidus CO2 reeglite leevendamist. Ja tegelikult tuleb tagasi tegelik keskkonnakaitse, meie ilusate maastike kaitse. Inimeste õigus maal elada, mitte et meid välja surutakse. Tuleb tagasi taskukohane elekter, aga see võtab aega ja meie oleme need esimesed ja ausad. Ja seal istuvad kõrgesti makstud riigiametnikud ja ärimehed, kellel silmad vilavad, et kus saaks maksumaksja raha rabada oma äri jaoks. Siis see on läbikukkumisele määratud. Ja me oleme õigeaegselt siin südametunnistusega inimesed, kes tegelikult aitavad kogu Eesti rahvast. Pange tähele, Pärnumaal, Järvamaal, Virumaal, igalt poolt ja me oleme läbinägelikud. Nii et igal juhul ma arvan, et meie surve all nad juba praegu vanguvad ja see ongi väljendus, ongi, et valitsus püüab ära osta juba miljoniga, sest muu ei aita, muu enam ei aita. Omavalitsused lükkavad muidu tagasi, nad loodavad, et mõni ostetakse sellega ära. Aga te olete väga kenasti vastu pidanud ja väga tõsiseid sõnumeid edastanud. Igal juhul suur tänu kõigile, teil juba sõrmed külmetavad ja sellepärast loodame teie tublidusele edaspidigi. Viimane, meie juba hakkame minema siit ja ma tahan öelda, et aitäh, et tulite ja me tuleme jälle kokku. Me ei lähe ära ja me ei jää vait nii kaua, kui te meie terroriseerimist jätkate. Ei tuulikutele! Ei! Aitäh! Ilusat koduteed teidile! Aitäh teile! Tere! Mina olen Mihkel Tartumaalt. Ma pikalt ei räägi. Põhiseadus ütleb, kõrgem võim on igaüks meist. Kõrge võimu kandja, igaüks meist. Kui me selle selgeks saame, siis nii ongi. Aga seda peab teostama 24/7. See staatus peab hoidma 24/7 iga päev. Meie hoiamegi neid ülevad seal tegelikult. Keegi on nad sinna ju valinud, keegi meist on sinna valinud. Nemad on kohustud andma meile aru, mitte vastupidi. Mitte vastupidi. Ja loogiline, et see tuulikud on ju äriprojekt. See on puhtalt äriprojekt. Nii on. Kõige parem. Tõissa! Aga veel kord suur tänu. Räägi, ma mõtlesin, et lõppes ära, ma panen muusikat. Kas virulaste laulu saab? Saab. Mis laul sa mõtled? Ma enam aiman. Tahad sa rääkida ennem?
ja anname korraks veel Villu Pellale. Ma ühe väikese meeldi ütleks nii, kui laulu otsitakse. Praegu on nende mis lugu sa mõtlesid Virumaa? Kliimaministeeriumi üks argument sees, et paneme siia veel tuulikuid juurde, siis meil elektrit jätkub. No võt, meil on 711 megavati tuulikud, Soomes on 9000 ja nüüd sellel ajal, jaanuar-veebruar, need 9000 tuulikud seisid kõik korraga. Nii et see jutt, mis öeldakse, et paneme veel tuulikuid Eestisse juurde, siis on elektrit, ei päde üldse Soome näite. No, täpselt. Ma panen loo. Pane siia kinni praegu. No nii. Keegi eelistab. Pane hääletu peale telefoni omale. Pane hääletu peale telefoni. Aljala poe juures saab KOV-i, sees saab ka tegelikult. Ma arvan. Aga mis see kell on? Kliimaministeeriumi müügimees pidi tulema kell 12 välja. Ei ole aega oodata nii kaua. Aga see laul, mis praegu kõlas, on Virumaa virulaste hoida, on Virumaa virulaste kaitsta. See on ei fosforiidile, suurele Eestimaa ühisele
ettevõtmisele pühendatud laul. Tiina Kippel lõi selle, et mina olen esimese 2 selle ei-fosforiidisõja organiseerimiskomiteest ja tänane see laul tõi pisara silma ja kurku, et tollel hetkel ei oska öelda, mis abi kõik meile tuli, aga kogu Eestimaa oli selle eest väljas, et ei-fosforiidile, kui oleks see lubatud, ilmselt poleks meil vaja olnud ka neid tuulikud praegu panna, aga kui me kõik võtame ühel jõul ja nõul ennast kokku ja me ei tee ennast nõndanimetatud lootusrikkalt sealt ülevalt, kes arvavad, et me oleme orjarahvas ja allasurutud rahvas, vaid me sõna otseses mõttes võtame käest kinni nii noored, vanad kui lapsed kõik, sest meid on alla 1 miljoni. Ja kui me sedamoodi vaikselt edasi istume ja loodame, et äkki midagi juhtub või ei juhtu, siis seda laulu enam 10 aasta pärast ei lase meil keegi, aga aitäh, laulame, on Virumaa virulaste hoida ja kogu Eestimaa on eestlaste hoida. Ma olen võrukas, aga elan Virumaal aastast 1966. Jaa, aitäh. Teil on veel siin sõnavõtt. Võtan ka sõna, nii palju kui meid siia veel on jäänud. Panin oma mõtted kirja, et midagi kaduma ei läheks väikeses ärevuses. Ja me ei ole siin, et seista arengu vastu. Me oleme siin, et seista oma kodu, kogukonna ja maastiku eest. Areng peab teenima inimest, mitte inimene arengut. Küsimus ei ole ainult elektri tootmises. Küsimus on selles, kuidas otsuseid tehakse. Kas mõjuanalüüsid on sõltumatud? Kas kogukonda tõeliselt kaasatakse? Ja kas kaalutakse ka alternatiive, mis ei kahjustaks inimeste igapäevaelu? Kodu ei ole ainult kinnistu number registris. Kodu on turvatunne. Kodu on vaikus. Kodu on see, kus kasvavad lapsed ja kus eakad vajavad rahu. Ja kui me räägime sadade meetrite kõrgustest, tööstusrajatistest elukeskkonna kõrval, siis me ei räägi ainult kilovattidest, vaid me räägime elukvaliteedist. Ja me oleme siin seistes oma kodu eest ja nõuame õigust öelda ei projektile, mis kahjustab meie elukeskkonda. Me seisame siin ja me ei kavatse jääda, vaid vaikida. Aitäh! Ja rahvas läks korraks siin jutuks, et põhiseaduse järgi on rahvas kõrgema võimu kandja. Kahjuks see on üks sõnakõlks meie põhiseaduses, mille Jüri Adams sinna sisse kirjutas. Ma võtan mütsi maha nende meeste eest, kes Eesti riigi rajasid ja kirjutasid 1920. aasta põhiseaduse. Vaat see põhiseadus, mis oli 1920, oli kordades praegu kehtivast 92. aasta põhiseadusest demokraatlikum, sest selle järgi oli rahval sõnaõigus. Meil on aga praegu nii, nagu 38. aasta Pätsi põhiseaduse järgi, sest Päts oli see mees, kes ütles, et Riigikogu otsustab kõik. Ja Jüri Adams kirjutas selle sama paragrahvi siis sisse ka praegusesse kehtivasse põhiseadusesse. See tähendab seda, et 51 matsi, kellel on seal enamus, võivad Eesti rahvast 100 000 inimesest, kes on kirjutanud mingi selle petitsioonile allkirja, lihtsalt 4 aasta jooksul niisama üle sõita, vilistada ja irvitada 100 000 inimese peale. Paraku see nii on. Ja selleks, et Eesti rahvas oleks peremees omal maal, peame me taastama need paragrahvid, mis olid kirjas 1920. aasta põhiseaduses ja millega vabadussõjalased 34. aasta põhiseaduses tahtsid kehtestada, kuid mis ei jõustunud.
mida ei saadud ellu viia, mille järgi 25 000 inimest, kui annab allkirja mingisele petitsioonile ja ütleb Riigikogule, et te peate selle vastu võtma ja kui te ei võta seda vastu, siis läheb ta otse, ilma Riigikogu mingisuguse sekkumiseta, otse rahvahääletusele, nii nagu 20 aasta põhiseadus ette nägi. Ja siis rahvas oma hääleõiguslike kodanike ehk kõrgema võimu kandjate, kes on ka kõrgemad seadusandjad, sest rahvas on alati kõrgem seadusandja, Riigikogus kõrgem seadusandja. Nii oli kirjas 20 aasta põhiseaduses. Paraku nüüd on istutud nii 38. kui ka 92. aasta põhiseadusega rahvale pähe ja rahvas ei ole enam kõrgem seadusandja, vaid on need 51, kes on seal enamuses, selles Riigikogu saalis. Ja niivõrd vähesed inimesed ei saa otsustada 100 000 inimese eest näiteks või ka 25 000 inimese eest, kes on andnud petitsioonile allkirja. Meil vist oli automaksu vastane või ma ei mäleta, mis teadus oli, mingi 100 000 vist saadi allkirja kokku. Ja te nägite, kuidas sülitati rahvale, lihtsalt sülitati rahvale näkku. Ja selleks tõesti on vaja kokku kutsuda üle Eesti kõik paremad juristid, kes viivad kõik need punktid uude parandatavaste põhiseadusesse. Õigemini on vaja rahva poolt algatada petitsioon põhiseaduse parandamiseks ja taastamaks kõik need õigused, mis olid kirjas 1920. aasta põhiseaduses. Rahvaalgatuse korras seaduse loomise õigus, mis on kõrgema seadusandja kui Eesti rahva põlisõigus. Ja see põlisõigus on vaja taastada. Ja nii kaua me ei suvatse või ei ole mõtet rääkida, et Eesti rahvas on kõrgema võimu kandja. See on lihtsalt Jüri Adamsi ja ma peaks ütlema ka nii, et Põhiseaduse Assamblees kahjuks olid enamuses ülemnõukogu kommunistid, kes tegelikult tahtsidki jätkata oma võimu ja Eesti rahvale pähe istuda. Paraku see nii oli 92. aastal ja rahvas selle küll vastu võttis, aga see oli nii-öelda poliitiliselt keerulises olukorras vastu võetud põhiseadus, mis tegelikult tänaseks vajaks parandamist Eesti rahva. Jaa, mul oleks eelneva rääkima sõnavalguse meelest ära, ma tahtsin midagi öelda selle Eesti riigi kohta, aga tegelikult seal saalis Eesti riik istub. Midagi teha ei ole. Me võime endale midagi ette kujutada sellest, et jah, et ei, see isegi ei ole jutu märkides, et asi põnevam oleks, ma olen natukene oponeerinud, sest tegelikult see on ametlikult on öeldud seda, et Eesti riik on juriidiline konstruktsioon ja Eesti riik on vabariigi valitsus koos oma ametnikkonnaga ja repressiivorganitega. Et selles mõttes, et muidugi see on ilus muinasjutt, et Eesti riik on ka rahvas. Muidu me ei seisaks siin, me oleme sunnitud olema siin omast vabast ajast. Ja tasub mõelda oma juurte peale ka, kui siin vabadussõjast räägiti, siis need mehed, kes ka noored mehed, kes vabadussõtta läksid, teadsid oma juuri täpselt. Jah, ärkamise ajal oli see hüüdnimi eestlane juba omaks küll võetud, aga kui need selle aja mehed, naised omavahel kokku said, siis nad teadsid seda kihelkonda, kus nad pärit on ja teadsid ka seda maad, kus nad pärit on. Ja veel 90. alguses, 80. lõpus räägiti oma juurtest, toimusid rahvusvahelised ülemaailmsed läänlaste, saarlaste, tinulaste päevad, et oli tegelikult 90. alguses võimalik see riik moodustada, ütleme siis sellisel konföderatiivsel kujul ja seda asja praegu ka põlisrahva liikumine üritab teha, sest selle riigiga tegelemine on minu arust nagu laibaga mängimine sisuliselt ja need lembud seal jagavad siis miljoneid, mis meie käest on kokku kogutud. Täna me oleme kõik siia tulnud oma kulu ja kirjadega, kõik, et no teevad meie raha eest, jah, aga kas on veel keegi, kes tahaks midagi lisada või paneks vahepeal siis, sina, Almar, et paneks võib-olla mõne loo.
üldiselt need, kellel külm on, ma arvan, et siin eesruumis võib täitsa vabalt soojas olla. Turvamehed on seal vahekorrus, seal tagapool meie rahas kinni makstud. Tervist! Mina olen Alvar, olen virulane, üdini virulane. Pikka juttu ei tahaks ajada, aga juhin tähelepanu sellele, et kui me siin virulastega kutsusime rahvast kokku avalikule kõnelusele arukarjääris, siis enne seda, kui me seda hakkasime korraldama, ma jagasin infot, et meil tuleb niisugune koos viibimine. Mõned inimesed ütlesid, et ei, mina küll ei hakka seda jagama ja mõni ütles, et mis minust siis arvama hakatakse, kui me niisugust infot jagame. Juhin tähelepanu, vot see, niisugune asi, et mis minust siis arvama hakatakse, see lõhestabki meid. Kas need siin üleval, need vembud siin üleval, kes siin räägivad neid asju, kas nemad tulevad siia Haljalasse seda juttu sellepärast rääkima ja küsivad, et mis minust siis pärast arvatakse, kui ma selle jutu olen ära rääkinud. Nemad niimoodi ei mõtle. Neil on ora tagumikus ja raha taskus. Nemad peavad seda tegema kellegi arvates ja enda arvates nad teevad seda sellepärast, et nad saavad raha. Nad ei mõtle selle peale, et mis meil homme on, mis meil lastest homme saab. Niimoodi ei saa kokku hoidu kuskilt. Mõelge selle peale, mida te teete või kellega te teete. Enne valimisi ei osanud inimene ka ühelt poolt otsiti ja teiselt poolt otsiti, kes tuleks nende punti ja hakkaks nende pärast hääletama. Mõni inimene astus kuhugi erakonda ja ütles, et midagi peab tegema. Aga mis tegemine see on, kui sa lähed astud erakonda ja see erakond pärast tuleb ja hakkab siin sinu ees otsustama? Ta ei küsi sinu käest, kas sina tahtsid seda või sina andsid selle jaoks loale. Mina tean, et siia inimeste hulka, kes on tulnud sõna ütlema või meelt avaldama, on tulnud kuskil Kihelkonnast, siis tema taga on seal Kihelkonna inimesed. Selles mul on täiesti kindel. Aga need inimesed, kes siia üles on tulnud, nemad ei tule siia sellepärast, et nende taga on inimesed, nende taga on raha. Ja see raha on kõik teie taskust võetud. See ei ole nende enda teenitud raha. Nad ei tule oma taga taskust selle raha rikutama. See teie taga taskust ja teie hinge taga. Vaadake väga hoolega, kellega te ühte erakonda astate. Kas selleks peab looma erakond, et inimeseks jääda? Ei pea. Praeguseks, aitäh. Hõisa! Noh, mis teeme ühe laulu ka. Mul on üks päevakajaline laul siin. Aga kui keegi soovib veel sõna võtta, siis teate küll. Ma tühi, oota, ma annan sulle selle. Ma mõtlen praegu nende kamraadide peale, kes on saalis sees on, ei ole vist üldse mugav seal sees olla. Ma ise ausalt öeldes selles koledas seltsimes ei tahaks ka olla. Olgu üks päevakajaline lõu. Kes oskab, laulab kaas. Tantsule. Mul oleks miljon krooni. Väga hea lugu. Hea lugu, sobiv lugu. Imo ikka leiab. See on küll väga naela peab vist. Ma ei tulnud ise seda peale keegi. Mul oleks miljon krooni. Armeniidult telliks kaisu karu. Kui mul oleks miljon krooni, jäästaks sõidas nüüd
lapsed oskavad. Oot, ma tean, Võrra vist kindlalt oskab, aga metsas ka ainult Rapla tantsu. Mul oleks miljon krooni, annan kooli. Mul oleks miljon krooni. Juhe ei taha siin hästi püsida. Juhe ei taha püsida. Mul oleks miljon krooni. Juhe ei püsida. Soovilugu telliks raadios päevad läbi. Kui mul oleks miljon krooni, jääks läheks Paramale või kus enda. Iga õhtu sööks ma erikraminendega. Vastaks ära nüüd teadsa. See miljon krooni, ots ei ole sees, jah? See miljon krooni tuleb teemaks kohe. Miljon euri? Ei, tuleb miljon krooni. Vaadake, aasta 2002-2003 panin mina isiklikult kokku Eesti Põlevkivi kontserni finantsaasta-aruannet. Kõikidel oli siis odav elekter. Keegi ei teadnud siis nendest probleemidest, mis meil on täna mitte midagi ja me elasime väga hästi. Aga Eesti Põlevkivi, kes tootis põlevkivi eelkõige just elektri tootmiseks. Eesti Põlevkivi oli selles aruandes, te võite selle leida äriregistrist, nii palju vaba raha pangas, et intressitulu pangast seisvalt rahalt oli 12,5 miljonit krooni. Ja see on ametlik. Meil on au olnud seda aastaaruandesse kirjutada. Ja saate aru, mis siis oli? Meil oli kõigil raha ja see lätkus igale poole. Nüüd meil ei ole raha, meil ei ole elektrit, meil ei ole muud kui ainult probleemid ja mingid seal üleval, kelle pärast me peame kannatama. Nii et ühinegem rahvas. Aitäh! Kuule, teeme kohvipausi siit ka. Muusika. Kus on muusika? Tee siit kohvipaus. Sealt metsa serval päis.